tere! Toora nädalapeatükk Mishpatim keskendub peamiselt igapäevaeluga seotud seadustele. Muu hulgas õpetab meid Toora, mida peaks tegema varguse või kaotuse puhul. Iga kuritegu puhul, mis on seotud pulli, eesli, lamba või riie varastamisega või mis iganes muu kaotusega, mida kohta üks pooltest esitab kaebuse, mõlema poole kaebuse peaks esitama kohtunikule ja see inimene, keda kohtunik mõistab süüdi, peaks maksma topelt teisele poolele. Talmud ütleb, et antud salm räägib valvurist, kes väidab, et tema käes olev ese, pant, läks kaduma ja tema ei peaks kaotuse kinni maksma. Valvur, kellele ei maksta tema töö eest, võib väita, et tegemist on varguga ja kaotusega. Valvur, kellele makstakse tema töö eest, võib väita, et tegemist on õnnetusjuhtumiga. Igal juhul peaks valvur manduma, et see, mida ta ütleb, on truu, ja kui hiljem selgub, et tegelikult tema varastas tema käes oleva eseme, siis asi peaks jõudma kohtunikuni ja valvur peaks maksma eseme topeltväärtuse eseme omanikule. Kõik asjad, mille kohta me Tooras loeme, eksisteerivad ka vaimulikul tasemel. Nii ka asjad, mis on seotud kuriteguga, eseme omastamisega, valevanne andmisega ja kohtuotsusega, eksisteerivad ka vaimulikul tasemel. Kolmas Lubavitši Rebe Tzemach Tzedek seletab meie salmi järgmiselt. Iga juut hoiab eseme panti, mida Jumal jättis tema kätte. See on jumalik hing, mida juut peaks valvama, et see säiliks tervikuna ja ei saaks kahjustada. Seda enam, inimese ülesandeks on tõsta oma hinge kõrgemale tasemele, kui see oli enne oma tulekut materiaalsesse maailma. Hinge valvamine on seotud vandega, nagu juudi targad seletavad, enne tulekut materiaalsesse maailma hingel palutakse vanetada, ole õiglane ja ära ole kurjategija, mis võiks põhjustada, et inimene hakkaks kuritarvitama tema käes olevat panti ja isegi annaks valet vannet. Selle kohta ütleb salm, iga asja puhul, mis on seotud pulli, eesli, lamba või riie varastamisega. Need on 4 tüüpi loomalikust hingest, mis põhjustavad kaotust ehk põhjustavad, et jumalik hing läheb kaduma. Kuigi inimene peaks hoidma ennast kõikidest loomaliku hinge väljendustest meie ajal, peaks peamiselt valvama ennast lambaga seotud aspektist. Juudi rahvast nimetatakse ka Iisraeliks, mis tähendab, võitlesid inglitega ja inimestega ja võitsid. See tähendab, et iga juut saab võita mitte ainult teiste inimeste, vaid isegi inglite üle. Kuidas siis on võimalik, et igaüks tõmbab juuti, mis iganes suunas ta tahab, nagu lammast? Õige asjade kord peaks olema, et kuhu iganes juut ei satuks, peaks ta vaimulikul tasemel juhtima kogu linna, kogu oma ümbrust, kogu riiki, mis tähendab, et juut peaks positiivselt mõjutama oma ümbruskonda. Kui tihti juhtub hoopis midagi muud, selle asemel, et mõjutada teisi, mõjutatakse teda. Selle asemel, et käituda vastavalt juudi seaduse nõuetele, käitutakse vastavalt sellele, mida naabrid ja ümbruskond ütlevad. Seega, lammas sümboliseerib tugevuse puudust, võimetust hoida oma liini ja olla erinev. Talmud küsib, milleks mainib Toora kaotuse puhul lammast ja vastab, lammas on raske kaotus. See läheb lihtsasti kaduma teiste inimeste seas ja seda on väga keeruline tagastada. Kuid isegi lammase puhul öeldakse, et seda saab tagastada, kuna pole ühtegi asja, mis takistaks kahetsusele. Ja nagu salm ütleb edasi, kõikide kaotuste puhul peaks pöörduma kohtunikule Moosesele, kes aitab inimesel Jumala juurde tagasi tulla ja maksta eseme omanikule Jumalale topelt. Siis vastab talle Jumal mõõduga mõõdu vastu, et ka meelega tehtud kuritegud oleksid arvestatud kui heategud ja et loomaliku hinge kõik 4 aspekti, pull, eesel, lammas ja riie aitaksid Jumalat teenida. Nii saab inimene Jumalat teenida mõlema oma hingega, täis südamega. Shabbat shalom ja meeldivat Toora õppimist!